No nii, nüüd on munadepühad. Tahtsin teiega jagada ühte sellist kogemust. Kell on, mis see kell on? Kell on praegu saab 7. Ma ärkasin täna kell 5 üles juba, uni läks ära, seepärast et elu on nii põnev, nii huvitav, ei taha millestki ilma jääda. Kui paljudel teil täna hommikul on selline tunne, et pea valutab ja häbened seda, mis eile juhtus, hirmuga mõtled seda, et mis täna tulemas on, pikad pühad on ees, lastega peaks tegelema ja nii edasi ja nii edasi. Mis ma sellega öelda tahan? Ma tahan teile rääkida seda, et kui sa oled nüüd juhtumisi nartsissistlikus suhtes, mis on nartsissism ja siis numeroloogiaga ühist. Väga palju on ühist, selles mõttes, et numeroloogia abil sa saad teada, millistel numbritel, kes on sündinud, mis kuupäevadel. Selle abil saab teada, kellel on kõige suurem tõenäosus kalduda sinna nartsissismi poole. Mul on endal isiklikult üks pikem suhe, üks väheke lühem suhe, kohe tõsisemalt vähem suhe 2 nartsissistiga, erineva nartsissistiga. Sellest ma ei taha pikemalt peatuda. Kogemusi on ja põnevaid kogemusi, ütlen niimoodi. Aga miks need inimesed tulevad meie ellu? Me ise kutsume nad tegelikult enda ellu. Ja, sa nüüd võid jälle vihastuda minu peale ja mõtled, et järjekordne soolapuhuja. Aga tegelikult kõik inimesed meie elus on peeglid ja kui sind huvitab, mis kuupäevadel sündinud inimesed on nartsissistlikud ja kellest võib tulla nartsissist, siis kirjuta mulle kommentaaridesse ja ütle, et sa oled huvitatud sellest. Ja ma tahan lihtsalt seda ütelda, et ma olen suht aus, ma ütlen seda, mida ma näen ja mida ma tean. Tšau.